ma vastan praegu küsimusele, et mida annab seisund siis üliteadvuses, see üliteadvuses olemine rohkem kui tavateadvuses, mõistuse tasandil elamine. Inimene, nagu me oleme varem rääkinud, inimene on siis puhas looja, kes kehastub oma kehas. See looja olemus on siis puhas püha vaim, kellel ei ole piire, ka loomises ei ole piire. Vaim on siis üliteadvus. Meie üliteadvuse tasandil on meie vaimenergia, meie looja osa. Ja meie mõistus on loodud kuulama oma vaimu, kuulama oma loojat ja koostööd tegema oma looja osaga. Aga kui oma keha, siis kui tavateadvust ei juhi oma vaim, oma sisetunne, oma üliteadvus, siis juhib seda mõistust keegi teine, keegi võõras, ühiskond, ühisteadvus, arstid, poliitikud, õpetajad, vanemad, sõbrad ja nii edasi. Aga kas nemad teavad, mida sa täpselt vajad oma ellu? Ja kas nemad päriselt hoolivad sinu tervisest? Siis läbi oma vaimu, läbi oma looja osa, kui ajus on see puhas vaim, kui ajus saavad kokku aktiveeritud vaimenergia, looja osa, koos tavateadvusega, siis sünnib koostöö ja meil on looja tasandil tohutud võimed, tohutu loomise võime. Läbi üliteadvuse saame me häälestada kõiki oma keharakke, terved olema näiteks, tervenema, mis iganes häälestust me vajame. Ja läbi üliteadvuse saame me suhelda kõiksusega, kogu selle kõiksuse süsteemiga. Me saame tuua oma ellu kogemusi, mida me vajame, ligi tõmmata, kutsuda. Ja siin ongi see kõige tähtsam põhjus, miks me peame uuesti tagasi muutuma üliteadvuslikuks olendiks, loojaks oma kehas. Sellepärast, et me hakkame ise oma elu juhtima, me hakkame ise oma reaalsust looma. Inimene sünnib siia täiuslikult. Laps kopeerib ümbritsevat siis. Kui vanemad oskaksid teda juhendada, olema kontaktis oma tundega, oma vaimuga, see on lastel loomulikult olemas, vähemalt enamusel lastest on see olemas ja kõik võimed. Siis laps arenekski üliteadvuslikuks olendiks, järgiks oma tunnet, elaks kindlasti rahus ja armastuses, sellepärast, et tema enda kõik vajadused on rahuldatud, ta on rahul, ta on õnnelik. Aga juba väga väiksest peale, esimesel võimalusel, hakatakse inimese olemust vähendama, väiksemaks tegema, hirmutama, andes mõista, et ta on kuidagi ebatäiuslik, et ta ei saa ise hakkama, et ta peab kuulama kedagi, keegi on kogu aeg targem. Ja siis inimene õpibki ta õpib uskuma, et ta on ebatäiuslik, kuidagi puudulik, et ta peab pidevalt täiustuma ja nii edasi. Ja kui see mõistus saab võõra võimu alt ära võetud ja kui mõistuse saab siis teadlikule koostööle oma vaimuga, oma looja olemusega, siis mõistus rahuneb. Ta hakkab tundma ennast väga turvaliselt. See on hoopis uus turvaline tunne, seni tundmatu. Paljud inimesed ei ole seda kogenud üldse kunagi elus. Sellist sooja, täiuslikku, turvalist tunnet. Sellist tunnet, et kõik on võimalik. Aga see tunne tekib, kui vaim on kehas, siis vaim on nagunii igal inimesel kehaga seotud. Aga kui keha ja mõistus võtavad vaimud siis selle meie looja olemuse teadlikult vastu, et neil ei ole nagu seina vahel, siis nad tunnevad seda loovat energiat.
tunnevad selle toetust, selle jõudu. Inimene saab kontakti oma isikliku jõuga, väega. On kohe tunda, et inimene on jõuga, kui see jõud on kohal. Et selline on normaalne loomulik inimene loomulikul kujul.